Teadvuse sünd on raamat, mille esmaesitlus toimus täna siin Kultuurikatlas, on aasta 2025 ja meil on esimene Eesti raamat, mille on kirjutanud väga tark mees, keda raamatu järgi me kutsume Altar Mangimiks ja tegi ta seda koostöös siis Cloudiga, kes on tehisintellekt ja see oli teistmoodi raamatuesitlus ja minuga koos vaatas ja koges seda Robert Jürjeldal, kes on siis muusikaõpetaja, muusik. Tere sulle, millised on sinu esimesed tunded ja mõtted? Väga segased. Sellepärast, ma olen selline, kus ma ütlen, optimistlik pessimist. Ma arvan, minu põhiolemus on ikkagi nagu selline pessimistlik, ehk siis selline kuidagi kontrolliv, iseennast kontrolliv ja maailma üritab maailma kontrollida või ümbrust kontrollida, et kuidagi mingisugune alalhoiu instinkt on mulle antud kaasa, et see on minu olemus, ma arvan vähemalt niimoodi. Ja eks see ju üsna selline päevakajaline teema, see AI teema, ütleme nüüd siis sellisel moel siia meie ette toodud. Kõigepealt muidugi tahaks raamatu läbi lugeda rahulikult, et siis oleks targem. Aga kindlasti ta ei jätnud nagu puudutamata, et ta puudutas, et tekitas mingis sellise vähemalt sükse ärevuse, meeldiva ärevuse. Ja, et see täna on meeldiv, sellepärast, et tihti peale, kui me räägime ikkagi sellest, et ta on tulnud selleks, et jääda ja teda juba kasutatakse kui tööriista, siis see tööriist võib sattuda valede inimeste kätte ja sealt edasi ja see hirm on tegelikult päris suur, et tundub minu arust, aga võib-olla ma eksin, paranda mind, et sina oled sinna selle poole peale kaldub, et mis head see meile ikka toob, kui äkki on seal palju rohkem ohtu. See isegi ei ole alati oht, kuidas seda määratleda. Paar päeva tagasi ma suhtlesin Raul Ukareda, kes on Eesti bluusimängija. Minu piginaaber. Vaatko, Eesti on väike, hämmastav. Ja mis oli selle põhjus, et ma lihtsalt ikka aeg-ajalt YouTube'ist otsin huvitavaid asju ja otsin huvitavaid selliseid just muusikaprojekte ja muul lauljaid, muusikuid, bände. Ja mulle tuli üks selline bluusiartist. Ühesõnaga väidetavalt oli tegemist siis arhiivi salvestusega, mis oli kusagilt leitud, ma ei tea kust kohast, ja tundmatu nimi ja siis oli seda restaureeritud, seda heli. Ja nüüd on see kõigile võimalik seda siis nautida, kuulata, kui vahva. Oli tõesti vahva, aga kui mõelda sellele, et mis meist siis kuulab seda või mis meist analüüsib, siis esimene asi muidugi on see, et on see hetke emotsioon ja see oli hästi tugev, see kuidagi tundus nagu selline klantspilt ja selline hästi vägev, see puudutas sind kohe. Ja siis natukese aja pärast, minul tuli see tükk maada hiljem, selles mõttes, et ma juba saatsin Raulile selle video ja ütlesin, et vau, kas sa tead sellest midagi, see on ju nii äge, et tundmatu tüüp, eks ole. Et minul tuli see äratundmine siis, kui ma olin selle kirja saatnud ja siis ma hakkasin nagu uuesti. Et liiga perfektne on see asi, jah? Mitte perfektne, aga ma mõtlesin, et midagi, miks see nagu ei klapi? Esiteks see, et aastast 52 enne Stalini surma, mõtlesin pagan, et bluusi tehti Ameerikas, aga kas ikka nii? Et ütleb see Stalin, bluus, sellisel moel, siis ma hakkasin nagu jälgima seda, mõtlesin, et see on nii tänapäevane see sound. Ja see, et sinna oli üks plaadikahina riba juurde pandud ja siis ma hakkasin aru saama, võtsin ta nagu tükkideks lahti. See on täielik räpp. Kõik see, mis oli sinu just tekitanud selle wow-efekti. Ja tunne oli tegelikult, selline sant tunne, et see oli pigem nagu selline, mitte solvumine, aga see oli selline totter tunne, et mida. Et ma lihtsalt vaimustan mingisugused asjast, mis on tegelikult ju totrus, et see ma võin hetkel sellest nagu vaimustada, ma ei saa sealt edasi minna. Ma ei saa sealt targem. Kui ma hakkan sealt edasi minema, siis ma olen selle sama asja sees ja ma juba oskan prognoosida, mis sealt tuleb, et seal ei tule midagi uut. Et selline kogemus värske lihtsalt. Ja muidugi muusikaõpetajana ka, et tegelikult sellist muusikasse AI on tulnud ju päris tugevalt. Nüüd on juba esimesed ju lepingud tehtud AI artistidega Ameerikas, eks ju. Ja mis tähendab seda, et võib-olla sinu õppetunnid kellelegi hakkavad lõpuks, paneb jala vahele ja võtab sult üle õpilased. Kas sellist tunnet on ka? Annad sa ära oma õpilased käest AI? Ma arvan,
seal on nagu kaks erinevat asja õnneks, et üks on nagu selline kognitiivne maailm, mis on nagu ikkagi õpetaja-õpilane suhe, mis on ruumis. Et selleks on vajalik ikkagi ruum ja mingisugune eks ole, selline kontakt. Ja seal on iga silmapilk ja iga paus on oluline ja noh, see on nagu selline väga autoriteetsus äkki? See ka ja üldse kogu see selline inimlik, et esiteks see, mis seisundis on õpetaja, mis seisundis on õpilane, see kõik seda ei saa nagu prognoosida. Et AI puhul, ütleme, kui üks on ekraani taga, üks on siinpool ekraani, et tegelikult me ei tea seda, eks ole, see kõik on selline, noh, õpetaja võib olla seal ekraani taga ideaalne, aga ta ei tea, mis seisundis on õpilane, nii kuidas ta saab seda nagu... Et selles mõttes on see kokkupuude puudub. See on väga huvitav, et sa nii ütled, sellepärast, et sina kui muusikaõpetaja, enne ma rääkisin näiteks Ott Kiivika, kes on ju treener, ütles täpselt sama asja, et olenemata, kui võimekas on see AI või see tehisintellekt, see tunne, kui mulle tuleb inimene trenni, nagu sulle tuleb õpilane tundi, et kuidas sa ennast tunned? Mis on sinu tänane koht, kus me lähme sellesse tundi? Kuidas me alustame omavahelist seda, millist energiat läheb täis see ruum? Ja et see on, mille peale ka tema väitis, et sellest ei saa üle ega ümber. No jaa, näiteks seal võib olla selline olukord, et sul õpilane tuleb tundi ja sa mitte ei hakka kohe tegutsema. Võib-olla on vajadus hoopiski hingata sisse välja ja natuke vaikuses olla ja rääkida millestki muust korraks. Et see on kuidagi tundub nagu väljaspool seda teemat, eks ole. No ma ei tea. Et tund ei ole alati ainult selleks, et me seal õpime. See on jah, et me ei tea neid eesmärke, me saame alles aru siis, kui see õpilane võib-olla kui ta tuleb tundi ja mõtlen, et kuidas sul läks ja kuidas ma natuke teen väikse sellise sissejuhatuse, et ma saan aru, kuidas tal see päev üldse on. Et võib-olla on mingid teemad, et ma pean neid muutma, oma eesmärke ka, mis ma tahaks saavutada, et see ei ole nii automaatne. Aga Robert, siin ta räägib ikkagi nende omavahelisest nagu suhtlemisest, aga mis siis näiteks, kui see õpilane läheb sinu juurest ära koju ja tal on vaja kedagi, kes tal heas mõttes on kaikaga seljas ja eeldab ja soovitab ja lahendab tal seda harjutamist, sest et muusikud peavad harjutama. Kas seal AI ja tehisintellekt võiks olla tööriist ühele õpilasele? Väljaspool teie tundi? Ma vist vastan liiga idealistlikult, ma mõtlen, et ei saa, sellepärast, et esiteks ma ikkagi armastan vabadust ja isegi sellised, ütleme, nõrkuse hood, mis on, et need kuuluvad ka vabaduse juurde ja õpilane, kui ta tunneb, et tal on nõrkuse hood, et ta ei suuda harjutada või ta ei taha harjutada, seal on oma põhjus. See võib olla mingisugune põhjus ja ta peab mõistma, see on seotud tarkusega ja mõistmisega ja kui see ära võtta, see aspekt, et siis on tegemist nagu mingisuguse hiinakaga. Me teame, hästi palju tuleb Hiinast. Mitte, et ma ütleks, et sealt tuleks mingit jama, aga millegi pärast näiteks me kuuleme jälle, et ühesõnaga Eesti pianist võitis Itaalias, aga mitte Hiina pianist. Mis asi see on? Ma arvan, et see ongi see vahe, et see Eesti pianist, tal on mingisugune see oma asi, mida Hiina ei ole, et teda võib-olla on, eks ole. No see on minu arvamus, et kuigi see võib tunduda tohutult, eks ole, nagu süstematiseeritud ja justkui ideaalne, pidev kontroll, aga lõpuks, sest tegelikult kellele sa seda teed, et see auditoorium ei ole selline. Auditoorium ei kontrolli sind niimoodi, auditoorium võib-olla, ma ei tea, mis mõtted ta mõtleb ja vaatab ja hindab hoopiski mingitel muudel alustel. Ja siis tulebki see lõpuks, et selgub, et aga selle pärja paneme hoopiski, eks ole, vähe või kaela sellele, kes on hoopiski teistsugune. See tundmine, kõik see, mis on inimlik, on ka siin on sellest räägitud, kui sa jõuad lugeda, siis avastad, aga ta väga hästi ka kirjeldab neid, ütleme, tehisintellekt kirjeldab, mida ta võiks tunda, kui ta oleks inimene, ta toob neid väga toredad paralleele. Aga see võiks on siin sees. Jah, nii. Et minu jaoks on kõige suurem küsimus, et on kõige suurem probleem üldse, mida ma olen nagu enda jaoks sõnastanud, ongi kaks asja. Üks on teadmine maailmast, ümbritsevast, iseendast, kõigest. Teine asi on kogemus. Et kui need kaks asja on lahus, siis ei ole teadmisest mitte mõhkugi kasu. Et me võime lõputult teadmeteoseid lugeda, nii-öelda olla targad, koguda andmeid internetist kõik, aga kui me ei suuda seda kogeda, meil ei ole kontakti selle teadmisega, siis on selline nonsense. Ma arvan, me ei kanna seda välja ka, et see kaob ära lihtsalt kuhugi. Ja minul tekib näiteks selle AI-ga seoses ka küsimus, et
okei, ma olen nõus sellega, et seal on nagu pöörane teadmine kõigest. Kõigest. Aga kui me nüüd räägime kogemusest, siis kogemust ei ole, vaid on teadmine kogemustest, teadmine inimkonna kogemustest, kõik, mida on siis väljendatud, kas siis läbi kunsti, läbi teaduse, läbi otseste mingisuguste vestluste, kõigest, mis ühesõnaga andmebaasid kokku kuhjavad sinna. Ma ei nimeta seda kogemuseks, see on teadmine, see on informatsioon kogemuse kohta. See ei ole kogemus on midagi, mis on väga inimlikku, väga otsest, väga sellist, kui öelda, seal on tunda temperatuuri, nahatemperatuuri, õhutemperatuuri, ärevust, kõike seda. See energia, mis on. Seda energiat. Aga täna ütles ka ju tegelikult meie kirjanik. See ei ole külm. Aga ta ütles ju seda, et tegelikult kui võtad inimese tükitaks lahti, seal on ka igasugused keemilised reaktsioonid. Aga see on üks inimene, aga kui me võtame kokku inimkonna kogemuse, mida me saame sellise koka tehtud supi, kus on sees, eks ole, kalamari ja kakaokissell. Et mõlemad on head, eks ole? Aga eraldiseisvalt. Eraldiseisvalt ja täiesti, ja nendega võib eraldi tegeleda, eks täitsa. Et sellest tekib nagu selline lihtsalt, ütleme, mul tõkad küsimused on ju, mis ei olegi mitte midagi muud kui see, et ma lihtsalt esitan endale küsimuse ja praegu ka vestleme sellest. Et selles mõttes on juba kõik korda läinud. Just. Et näiteks muidu ma ei küsiks neid küsimusi. Just. Et võib olla selline küsimus, et iseendaga vestlused, mitte sinna minnes temaga vestlema nii, nagu siin raamatus tegi see kirjanik, aga just iseendaga ja võib-olla juba see diskussioon. See teeb meist juba parema inimese. Ja ma arvan, et Alaril, natuke tundes teda, ma arvan, et see oli üks põhjus, miks ta üldse seda ette võttis seda, et see küsimuste esitamise soov. Ja võib-olla see peegeldus, et tegelikult ma vaatan iseendale otsa. Just. Ikkagi lõpuks. Just. Aitäh sulle, väga meeldivustus oli. Aitäh. Ja kes tahab teada, millest me just praegu rääkisime, siis mongin.com ja see raamat on kõigile olemas.